koerad auguvad, karavan läheb edasi. See mõttetera ei sobi Eesti rahva suhtumise kohta oma riigi ja poliitikute tegevusse. Tegelikult rahulolematused algasid juba kohe alates 92. aastast ja on kestnud tänaseni erinevas kontekstis. Me oleme Pullapäe väravas ja just 93. aastal lahvatas siin niinimetatud jäägrikriis. Arvatavasti on suur osa vaatajaid kunagi midagi kuulnud Läänemaa vabatahtlike jäägerkompaniist. Teadjamatel seostub sellega kohe ka niinimetatud jäägrikriis, mis andis Eesti Vabariigi siseelule palju värvi 93. aasta teisel poolel. Kuid ma kardan, et ka järgnevad paarkümmend minutit ei suuda täielikult avada kõiki asjaolusid, mis jäägritega seotud. Juba 80. aastate lõpul olid ettevõtlikud mehed hakanud looma alget Eesti oma kaitseväele. Embleemiks valge merikotkas sinisel kilbil, eeskujuks ilmselt kiirreageerimisjõudude eliit merejalavägi. Kes nad siiski olid? See oli suur rühm mehi eri vanuses, mitte kõik üheäärsed, kes pandi kokku selle järgi, et meil nagu oleks vaja nii-öelda rahvuslikku nõukogude võimust mitte rikutud meeste väeosa. Muidugi oli see illusioon, sest kohapealsed olid kõik nõukogude minevikuga ja pealegi sõjavägi peab siiski olema oma olemuselt regulaarne. Mitte niimoodi, et iga mees tuleb sinna oma riietega ja oma relvadega. Televaataja kindlasti mäletab, et tookordne kaitseväe juhataja kindral Einseln oli väga üllatatud, kui ta avastas, et üks mees tuli jäägrikompaniisse oma suurtükiga. Aleksander Einselnist oli saanud Eesti kaitseväe juhataja alles sama 93. aasta 4. mail. Tema järeltulija Johannes Kert oli äsja Kaitseliidu ülemaks tõusnud. Niisiis olid mõlemad mehed olnud ametis väga napilt. Eesti siseelus oli see karm aeg. Isamaa valitsuse radikaalsed sammud, näiteks kõigi Eesti kodakondsusest ilma jäänud inimeste kuulutamine välismaalasteks, lõi nii sise- kui välispingeid. Samas võimutsesid Eestis Nõukogude Liidu päritoluga kurjategijad. Eesti olukord oli ju kardinaalselt teine, praegusega võrreldes oli see niinimetatud kantpeade ajastu, kui oli neid Venemaalt pärit grupeeringute harusid siin tegutses üsna palju ja nad olid, ma olin kursis selle asjaga, kuna ma olin Siseministeeriumis 92. aasta ja 3. aasta alguses siis töötasin ja ma tean, mis toimus. Ja need kantpeade nagu grupeeringud hoidsid tervet Eesti ärimaailma tegelikult oma haardes ja olid maksustatud. Olid enamik Tallinna firmadestki olid ja jäägrid olid siis nüüd ainukesed, kes suutsid nagu Eesti ettevõtlust vähemalt Läänemaal ja osaliselt ka Tallinnas nagu turvata. Et nende roll oli selles väga suur, sest ma tean ise ikka igasugust informatsiooni tuli ka selle teise poole pealt, et nad ikka võtsid väga tõsiselt neid jäägreid. Vaata, see oli nagu aitas nagu Eesti kuidas ma ütlen, suureliselt ühisau nüüd nagu kuidagi üleval hoida, sellepärast, et kui 94. aastal seda kantpeade pealikku Toompeal maeti, siis oli ju lausa ikka Eesti riigil oli see üks suur alanduste päev, kus siis meie rahvasaadikud läksid külg ees häbelikult naeratades seal kantpeade vahelt läbi ja see oli ikka päris jube minu meelest. Iga vähegi edukamat äriinimest püüdsid paadunud pätid lüpsilehmana kasutada ja panused olid kõrged. Ähvardused olid ikka päris niisugused räiged ja tol korral ju me kõik teame, et need väljapressimised ja katused ja see ju käis täiesti avalikult ja tõesti inimesi tapeti ja peksti läbi ja tehti mida vaid ja seda enam, et me ju teadsime, et me ei ole süüdi, et me ei ole midagi varastanud, et me saime aru, et meid pressitakse välja. Ja ma isegi ei mäleta, kuidas see oli, aga keegi ütles meile, et on üks
asutus, kes vähegi või ütleme, seesama jäägerkompanii, kes sellega tegeleb, kui inimesed satuvad niisuguste väljapressimiste ohvriteks. Tagantjärele on jäägritele niisuguste teenete osutamist ette heidetud. Kuid siin liituvad 3 mõjutegurit. Esiteks, jäägrite viha võõraste pätikampade võimutsemise vastu meie isade maal. Teiseks, tunnetus, et politseil pole jõudu, aga võib-olla ka tahtmist olukorda oma kontrolli alla saada. Ja kolmandaks, muidugi jäägrite iseenda toimetuleku mured, sest riiklik abi oli peaaegu olemata. Kuid tegevusel oli efektne tulemus, mis kaugelt suurem ühest elu päästmisest. Meid jäeti rahule ja muidugi mina sain koos jäägritega teha detektiivitööd ja mulle see väga meeldis. Selles mõttes, et need maffia tiirutas seal ümber siis meie selle maja, kus me Koidula tänaval olime. Ja mis oli nagu huvitav, oli see, et seal olid siis igasugused erinevad autod, millega siis seal ümber maja tiirutati ja jälgiti, mida me teeme ja sõideti meil järgi. Ja me andsime, tähendab, et meil oli nagu, kellelgi oli jälle tuttav seal autoregistris ja siis me uurisime nagu järgi, et mis siis nende autonumbrite taga nagu on, et siis seal oli näiteks, ma mäletan, et seal oli üks mingi väga uhke must Mercedes oli ja siis sellel oli number ja siis kui me uurisime, et mis selle numbri taga on, siis tuli välja, et seal peab olema üks niisugune mingi Moskvitš 408, juba mingisugune 15 aastat vana ja kõik see ja me kusjuures me andsime need andmed nagu edasi politseisse ja helistasime. Absoluutselt, politseid see absoluutselt ei huvitanud. Välismaalaste seaduse menetlus Riigikogus ja selle väljakuulutamine 1993. aasta juulis põhjustasid ulatuslikke vastuaktsioone. Narvas ja Sillamäel korraldati koguni referendum rahvuslik territoriaalse autonoomia küsimustes. Karta võis kõike, ka Venemaa sekkumist. Selles olukorras tundus jäägrite saatmine Paldiskisse kellelegi mõistliku teona. Enamus väeosasid oli planeeritud väga kiiresti viia sinna piirkonda. Et Tallinna kukal Paldiski näol oli täiesti lahti. Et siis meie tookordsete oponentide nagu tähelepanu ja jõude siduda, siis otsustati jäägrit kui ennast üsna isamaaliselt reklaaminud küksus viia Paldiskisse. Aga ilmselge oli see, et nad ei olnud veel küpsed selleks. Ja olme pinnal, aga ka distsipliini pinnal tekkis seal terve rida selliseid vahejuhtumeid, mida kasutasid ära ka paar poliitikut, kes sinna külla sõitsid, kirjutasid lehes, et näed, et Nõukogude tagapõhjaga juhtkond paneb patrioodid pahadesse elamistingimustesse ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et see oli see hetk, kus vallandati siis see protsess, mis kestis terve suve. Kaitseväe toonase juhataja kindral Einselni ja peastaabiülema kolonel Laaneotsa korraldusel läksid jäägrid Paldiskisse 1993. aasta 7. juulil. Üle võeti allveelaeva ja raketikaatrite linnak. Erimeelsused jäägrekompanii juhtide ja Eesti Kaitseväe kõrgema juhtkonna vahel puhkesid jäägrite ülesannete täpsustamisel. Antud situatsioonis pidasin ainuõigeks kompanii käitumist, mis oli väljendub meie avaduses väljumise kohta Eesti kaitsejõudude juhtimiselt 25. juulist 1993. See tähendab, et jäägerkompanii jäädes ustavaks Eesti Vabariigile ei pidanud võimalikuks jätkuvalt osaleda peastaabi poolt kavandatud provokatsioonis, milleni oleks viinud saabunud käskude täpne täitmine. Kaitseväe juhataja kindral Einsen vabastas 23. juulil Asso Kommeri kompanii ülema kohalt. Sellele vastasid jäägrid avaldusega endi lahkumise kohta Kaitseväe koosseisust. Allumatus oli sündinud. 28. juulil lahkusid jäägrid Paldiskist tagasi Pulla peale. Olles praegu vabariigi peaministri ülesannetes, tahan teatada, et olukord endise vabatahtliku jäägerkompaniiga on valitsuse kontrolli all. Valitsuse poolt volitud isikud on jätkuvalt kontaktis endise jäägerkompanii juhtide ja isikkoosseisuga.
et viia nende meeste teadvusse nende avalduste ja tegude vasturääkivus Eesti põhiseadusega, Eesti seadustega ja Kaitseväe määrustikuga. Endise jäägrikompaniga tekkinud pinge näitab selgelt, miks Eesti Vabariik ei saa lubada erinevaid üksusi, mis alluvad ainult juhusliku juhtkonna kapriisidele. Tekib ära oht, et samalaadsed Eesti demokraatlikule arengule veelgi vaenulikumad jõud loovad sama mustri järgi uusi relvastatud võitlusüksusi, mis suunavad meie tulevikku Bosnia või Somaalia eramarsalite traagilisse siselahinguteni. Nii et Eesti rahvatarkus ütleb, et kui tüli oli, siis ikkagi väga tähtis on, kes alustas. Olukord osutus suuremaks probleemiks, kui võis oletada. Reageeriti siiski õigesti, et kasutati kõigepealt rahva esindajate abi, kellest Peeter Loorents oli tookord Riigikogu riigikaitsekomisjoni kaasesimees. See seltskond, kes siis läks, moodustus kaitsejõudude peastaabis toimunud koosolekul, kus olid siis tolleaegsed väepällikud, kes seda asja seal juhtisid ja valitsuse koosolek oli seal ka olnud ja niisugused institutsionaalsed sammud olid juba mingis mõttes nagu astutud. Minu seltskonnaks kujunes, kellega ma sõitsin, tolleaegne kaitseminister Ain Rebas ja siis riigikaitsekomisjoni esimees Rein Helm, ise ma olin siis aseesimees. Oli ilmselge, et jäägrikriis kahjustab ennekõike võimul olevaid isamaalisi jõude. Lahkelid näiteks Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ridades olid lahvatanud juba 1993. aasta 15. mail Raplas peetud piirkondlikul koosolekul. Jäägrikriis ainult kiirendas neid protsesse. Eks tegemist oli ka poliitilise probleemiga, kus nähti võimalust ühel või teisel kombel seda küsimust üles puhudes rünnata valitsust, kahjustada valitsust, mängida poliitilisi mänge ja eks ikkagi on nagu see kurb tõde see, et kui ka on olemas inimesi, kes väga oma heast tahtes võib-olla ülepingutatuna ja ka eksides, kuna me kõik oleme ekslikud, teevad ühte või teist asja, siis ilmub sinna ümber inimeste hulk, kes ühes või teises suunas üritavad seda ära kasutada. Minule tundub, ma ei hakka siin praegu nimesid nimetama, no ütleme, üks oli sinine, teine oli must ja kuskil võib-olla oli ka valge. Ja need ei suutnud omavahel ära klaarida, kumb on siis kõige õigem ja kuna ühtedel oli nagu suurem side, ütleme siis nende jäägritega, siis teine saades ka võtmepositsioonil ütles, no poisid, ma teile vaatan. Ja enne imet arved ei hakanud liikuma, finantseerimisega tekkisid tõrked, asjaajamisega tekkisid tõrked ja üldine hoiak oli niimoodi, vaadake ise, kuidas saate. Ja siis nad hakkasid vaatama, kuidas saab. Kõigepealt küsisid muidugi, mis me tohime teha. Nad käisid minu mäletamist mööda ka riigikaitsekomisjoni istungitel selgitamas oma olukordi ja paluma nõu ja mida teha. Ja isegi oli küsimuses just, et mismoodi nad peaksid klaarima ära oma finantsasju. Ja sealt hakkas tasakivat minema see, millest äsja sa rääkisid, et pakkusid seal turvateenuseid ja ma ei tea, mida veel iganes. Võib-olla katust ka ja võib-olla peksa ka kellele. ja nii ta läks. Aga selles ma ütlen veel kord, ma näen rohkem nende samade poliitikute ja võimule pääsenud inimeste omavahelisi arveid, mis klaariti siis nende poiste skalbiga, vaataks nii. Kõik, kes vabariiki tegid, olid ikkagi, ma vabandan väljenduse pärast, kutsikad. Meil kellelgi ei olnud ju iseseisva riigi võimukandja kogemusi. Ja sõjaväes andis see tunda pikka aega. Mitte ainult 1993. aastal, vaid ka hiljem. Sündmuste areng 1993. aasta juulis-augustis võttis jäägritele ja ka Eesti riigi julgeolekule üha ohtlikuma ilme. Pullapäe jääb ju mõistatuseks kõigile. Tegelikult, kui niiviisi võtame, ta jääb probleemiks. Tähendab, kes tõukas tagant Pullapäe poisse kogu selles tegevuses? Tähendab, ega selle lõpuni ei ole keegi välja rääkinud. Nende hulgas levitati väga süstemaatiliselt seda juttu, et tegelikult tahavad need nõukogude minevikuga ohvitseritest lahti saada. Kas või füüsilise hävitamise hinnaga. Versioonid on väga fantastilised.
umbes nii, et laseme nad mingisugusesse suurde ruumi ja teeme nad siis mingi gaasiga kahjutuks. Aga kui sul on koos punt entusiaste, kes omavahel 11 õpivad tundma alles nii-öelda väga närvilises olukorras, siis kes on see, keda nad usaldavad? Kes on see, kes ütleb, et see on hullumeelsus ja seda ei ole? Teiseks, kes oleks saanud lihtsalt niisama moraali korras öelda nendele erivanuses tüüpidele, et aga nüüd annate oma relvad ära ja nüüd lähme laia. Loomulikult ei soovinud jäägri konflikti ükski Eesti patrioot. Ometi oli tegemist omamoodi lakmuspaberiga, mis juhtis tähelepanu sügavale lõhele Eesti ühiskonnas. Kui enne oli lõhenemine, ütleme nüüd, selle rahvarinde ülemnõukogu ja siis teiselt poolt Eesti Kongressi vahel, siis nüüd tekkis lõhe tegelikult jälle, ütleme, Kaitseliit, suur osa Kaitseliidust oli, ütleme nüüd jäägreid ikka toetas üsna palju, ma tean neid meeleolusid, seepärast sinna tuli neid ka mujalt, mitte ainult Pärnu ja siis Läänemaalt neid kaitseliitlasi ja niisugune patriootlikult või ütleme rahvuslikult meelestatud poliitikudki toetasid. Ma tean, üsna palju poliitikuid olid endised isamaliitlased või endised ERSP-lased, kes toetasid neid jäägreid ja mina olin tol ajal ka poliitikaga, mina nüüd otseselt küll ei sekkunud, kuigi ma neid jäägrite probleeme tean, sest ma viibisin seal ka korra pulla peal. Jäägritest olid üsna paljud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei poolehoidjad. See partei oli 1993. aasta suvel väga sügavas kriisis omakorda. Vahetus juhtkond, teine asi, et partei läks mitmesse leeri ja puudus ka see poliitiline autoriteet, kelle järgi minna. Ja samal ajal, eks ole, Vene väed olid ikkagi sees. Hilisemal ajal on mõnigi poliitik otsinud jäägrikriisi tekkimises meie suure idanaabri kurja kätt. On vihjatud sellele, et analoogilised probleemid tekkisid tol suvel kõigis 3 Balti riigis. Ja siin ei olnud tegemist ju mitte ainult Eesti poliitikaga, vaid kogu seda toimunut tuleb vaadata laiemalt ja millegipärast täiesti juhuslikult nagu paralleelselt tekkisid ju samasugused kriisid täpselt analoogselt kõigis 3 Balti riigis, mis annab tunnistust teatavast nagu kummalisest kokkulangevusest. Ma ei ole kunagi pooldanud seda seisukohta, et KGB või GRU on meist iga kell ja igal ajal ja igal poolt targem ja lavastab asju, kus meie oleme ainult tetturid. Ma olen neid arvamusi kuulnud, aga kui seda arvamust jagada, siis on meie iseseisvus alati ajutine. See on asi, millega ma ei leppi. Ma tahan, et ta oleks võimalikult püsiv. Ja selle tõttu see, et samad asjad tekkisid ka Lätis ja Leedus, iseenesest ei ole näitaja. Samamoodi võiks öelda, et kas siis 1917. aastal Vene impeeriumi lagunemine oli ka Tsaari Ohranka lavastus kõigis 3 iseseisvus Balti riigis. Ja Landesveri sõda ka ja nii edasi. Ärme mine hulluks. On veel üks detail, mille võib loogiliselt ühendada jäägritega. Kui omaaegse Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse peaminister presidendi volitustes Heinrich Mark oli juba 1992. aasta 7. oktoobril teatanud eksiilvalitsuse tegevuse lõppemisest, leidis osa välis-Eesti poliitikuid, et härra Mark on talitanud ennatlikult. Viivuks loodi veel üks varivalitsus. Ka selle sõjaministril Jüri Toome puhul oli sõna öelda jäägri kriisi ajal. Nemad ju ise tahtsid väga astuda kaitsejõudude koosseisu ja nendel oli muidugi algus mingisugused vastuolud kaitseministriga, aga siis valitsus tegi otsuse, et jah, et nad võivad astuda, siis midagi ei juhtunud. Siis ma andsin ametliku arupärimise valitsusele Riigikogu liikmena, siis lõpuks võeti neid sinna vastu ja paistab, et nüüd peale seda on tehtud kõik, mis vähegi võimalik, et kuidagi viisi neid mõnitada või halvustada või teha nendel olukord nii raskeks kui võimalik ja nii kaugele see asi
asi on läinud. Lähme vast edasi, jaa. Jäägrikriisi uuris põhjalikult ka valitsuse moodustatud erikomisjon. Aga ma loodan seda, et see komisjon ei ole loodud probleemide summutamiseks, vaid siiski nende juurteni tungimiseks ja lahendamiseks. Juba 2. augustil oli arreteeritud üks jäägerkompanii juhte Jaak Mosin. Süüdistuseks ülemale vastuhakkamine ja teenistuskohustuste rikkumine. Hiljem jõudis Jaak Mosin paluda asüüli Rootsis ja kaevata enda laimamise pärast kohtusse peaminister Mart Laari. 26. novembril jõudis klaperjaht jäägerkompanii ülema Asso Kommerini. Tallinna kesklinnas puhkenud tulevahetuses sai 2 tipp-politseinikku haavata. Politsei kasuks lahendas hiljem olukorra eriüksus. Siin kaamera ees ma ütlen, et ma nägin eile käest haavatud inimese peksmist, kelle käed olid raudus. Kohtumine algas väga tormakalt ja emotsioonidelikult, kui mind kinni võeti. Pärast seda on siis kohtumine olnud füüsiliselt täiesti viisakas. Mis on tundunud algusest peale on olnud see, et kogu suhtumine Kaitseliitu ja Kaitseväes on võrdlemisi selline mõnitav. Mingil määral see jäägrikriisi traagika ja kurbus oli see, et need võib-olla viisid ja vormid, mis olid väga sobivad sellel ajal, kui Eesti taastas oma iseseisvust, ei olnud seda mitte siis, kui Eesti riik juba pidi ennast riigina maksma panema ja üles ehitama. Ja siit see vastuolu tekkiski, et üks periood kasvas kiirelt teiseks üle ja kui Eesti käitus antud hetkel riigina ja lahendas selle probleemi kokkuvõttes ikkagi edukalt. Ühelt poolt hoidsime me ära verevalamise ja teiselt poole, et me panime Eesti kaitseväes korra maksma. Eesti ühiskonda raputas see sündmus omal ajal tugevalt. Võib-olla oli noorel riigil ja tema juhtpoliitikutel seda õppetundi vajagi. Ma arvan, et õpetlik ta on eelkõige selles mõttes, et vahel lihtsalt veab ja sellele ei tohi lootma jääda. See oli iseseisvuse taastamise niisugune õppetund, kust peaks järeldama, et ikkagi ainult väga selge legaalsus on see, mis hoiab riiki paigal. Meie eesmärgiks ei olnud täna kirjeldada, kes, kus ja millise väärotsuse tegi. Täname Jumalat, et suuremaks vennatapuks ei läinud. Nägemiseni.